Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvusel on mul abiks Naatan Holman. Tervist! Abipolitseinik. Ja täna oleme sellises kohas nagu Viimsi vabakogudus. See on siin Viimsis merele väga lähedal. Ja siin on täna toimumas Tallinna vaimulike kohtumine. Ja meie siis saime lastetoa. Et paljudes sellistes kirikutes on siis lastetoad, kus tehakse laste tööd. Pühapäeva koolitunde ja muid lastele põnevaid üritusi. Et julgustan teid ka lapsi kirikusse tooma. Nendega tegeletakse ja on sellised vahvad ruumid, kus on mõnes kirikus ka palju mänguasju ja hubane olemine. Aga siit edasi, enne kui ma piibli juurde lähen, mõtlesin, ma küsin Naatanilt, on tulemas jõulud, Jeesuse sünnipäev ja sünnipäeva aeg. Kas on plaanis ka kirikusse minna sel aastal? Ikka on plaanis, jah. Väga hea. Millises kirikus sul on plaanis siis minna nendel aegadel? No sellel jõulude ajal tõenäoliselt 24. ma arvan, et ma olen üldsegi Kuressaares. Kuressaare metodisti koguduses siis. Et hetkel veel ei tea, kas kaasateenimas või lihtsalt osalemas, aga... Miks Kuressaares? Sellepärast, et mu abikaasa on Kuressaarest pärit või Saaremaalt pärit ja siis me oleme jõulude ajal seal 24-25. Väga tore. Ma ise plaanin Tapal kohaliku kogudusse, kus ma seal ise liige olen. Aga muidu ka kirikus käia. Ja ma saan Naatan ka, muidu käib ka kirikus. Jah, mitte ainult jõulude ajal. Mitte ainult jõulude ajal. Mõtlesin täna, loen piiblist armastuskirja. Mõnikord kutsutakse piiblit ise armastuskirjaks. Aga piiblis on ka selline koht, mis räägib rohkem armastusest. On 1. Korintuse 13. peatükist. Ja ma näitan teile veel ülevama tee. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõiki saladusi, ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega. Armastus helitab. Ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult. Ta ei otsi omakasu. Ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Selline armastuse tekst on siis piiblis, Korintuse kirjas. Kunagi 11 aastat tagasi ma elasin Haapsalu külje all Ridalas ja minu siis silmarõõm abikaasa, kes tol hetkel veel abikaasa ei olnud, tema elas Kiltsis, Väike-Maarja külje all Kiltsis. Ja me suhtlesime põhiliselt läbi telefoni. Väga harva me nägime üksteist, aga suhtlus oli põhiliselt läbi telefoni ja SMS-i teel. Ja aeg-ajalt tekkisid meil sellised arusaamatused, ebakõlad, konfliktid. Ja ükskord ma mäletan, kui jälle suurem konflikt tekkis, ma olin pahane tema peale, ärritunud ja vihane, et ta minust valesti aru sai või mis ta veel mulle ütles. Siis ma õhtul lugesin, nii nagu ma tavaliselt lugesin piiblit, siis tolle õhtul lugesin siis sellist armastuse ülemlaulu, seda sama Korintuse kirja. Ja seda lugedes ma sain aru, et ma olen oma silmarõõmu vastu siis väga ärritunud, et ma olen jätnud meelde paha ja ma ei unusta seda, mida ta on mulle öelnud ja ma hoian sellest kinni. Ja siis see tekst hakkas mind muutma, et see ei ole armastus, kuidas ma parajasti käitun. Ja ma siis parandasin meelt või mõtlesin ümber oma käitumise ja kutsusin ennast korrale, et ma niimoodi tema vastu ei tunneks, ei käituks. Ja siis ma sain sellest vihast üle ja pahameelest. Nii on see piibel meile vajalik peegel, mis peegeldab meie enda elu ja käitumist ja olemist ja kutsub meid korrale. Selline lugu siis armastusest. Aga siit edasi laulame
2 laulu. Nii. Ole mu nägemus siht silme ees. Seda pole ammu laulnud. Oled seda laulnud? Olen. Väga hea. Aga võib-olla olete koos. Ole mu nägemus siht silme ees. Issand, sa valitsed mu südame. Anna mul mõtteid, mis vääriksid sind. Seisku mul meeles mu õndsuse hind. Ole mu tarkus ja sõnadega. Sammudelt seadsin ma su kitsal raam. Laps olen sulle ma mu isa saa. Sina ju oskad mind armastada. Usun, et võitlustest tõstad sa käe. Kaitsed mind kõrvale viid vaenuväe. Varjupaik oled mu kindluse vahel. Su vägi varjab mind siin taeva all. Rikkus ja kuulsus ei paelu mind need. Kui mulle lahti on taevased teed. Armastust rikkuses suuremat näe. Kui sinu juurde ma alati jään. Issand ja kuningas sind palun ma. Et taeva koju mind juhiksid sa. Olgu mu ümber ka pimedaid öö. Mu lootus sina su lunastust öö. Nii, see oli ka tore laul, mis rääkis armastusest. Ja teiseks lauluks su armu, issand, imetlen. Jumala arm ka kui nagu armastus. Su armu issand imetlen. Mu vaese päästsid sa. Kord olin viime kadunud. Nüüd näen ja leitud ma. Sind kartma arm mind õpetas. Arm lepitas mind ka. Kui suureks kalliks siis sai arm. Kui suutsin uskuda. Nüüd mitmest ohust lüünisest ma läbi läinud siin. Arm kõiges oli abimees ja arm mind koju viib. Sa Jumal tõotad mulle head, mu lootus sõna sees. Sa päevist otsaks kilbiks jääd, mul kuni õhtu käib. Kui taevas aastatuhandeid sul kiitust laulnud ma, siis tean see algus olnud vaid sind tänan lõpmata. Laulu viimased sõnad olid, et annavad mõista seda, et taevas on üks osa, kus me laulame. Siin saame juba harjutada. Ja ma palun Natanil jätkata. Jah, aitäh! Aitäh, Priidu, kõigepealt selle tunnistuse ja sõna eest. See läheb ka väga kokku selle looga, mille ma tänaseks valisin. Aga lugu on siis pealkirjaga Armastuse mure. Ja lugu on järgnev. Ühel päeval läksid kõik tunded ja emotsioonid kaunile saarele puhkama. Nad nautisid puhkust igaüks omal moel, kuni teatati lähenevast tormist. Ja kõik tormasid paatide juurde. Katkised paadid parandati kiiresti ning igaüks püüdis saarelt lahkuda. Ainult armastus ei kiirustanud. Tal oli veel tegemist. Kui tumedad pilved lähenesid, mõistis lõpuks ka tema, et aeg on lahkuda.
ent rannas ei olnud enam ühtegi vaba paati. Lootusrikkalt ringi vaadates märkas armastus jõukust oma luksuslikul jahil. Jõukus, palun võta mind peale, hüüdis ta. Ei saa, vastas jõukus. Mu jaht on täis kulda ja hinnalisi esemeid. Sa ei mahu siia. Peagi möödus edevus ka oma kaatriga. Armastus palus abi, kuid edevus keeldus. Öeldes, sa määriksid oma poriste jalgadega mu kaatri ära. Sama juhtus ka kurbusega, kes soovis olla üksi ning mitte armastust peale võtta. Ning ka õnnega, kes oli nii rõõmus, et ei märganudki armastust. Armastus muutus ärevaks ja teisalt ka kurvaks. Kuni keegi lõpuks hüüdis, tule, armastus, ma võtan su kaasa. Kergendusega hüppas ta paati, teadmata, kes teda aitab. Teisele poole kaldale jõudes kohtas armastus teadmist ja küsis temalt, kes oli see, kes mind nii lahkelt peale võttis, kui keegi teine ei tahtnud mind aidata. Teadmine naeratas ja ütles, see oli aeg. Aga miks just aeg, küsis armastus. Sest ainult aeg teab sinu tegelikku suurust ja seda, milleks sa võimeline oled, vastas teadmine. Nõnda on ka meie elus. Jõukus, edevus, isegi õnn ja kurbus võivad panna meid armastust unustama. Ainult aeg aitab mõista, kui oluline armastus tegelikult on. Aga miks oodata? Me võime ju kohe lasta armastusel oma ellu tulla. See lihtne lugu kõnetab meid väga sügavalt. Eriti sellel algaval advendi ja jõuluajal. Sest me kõik teame ju, kui hõlpsalt võib päris elu armastuse kõrvale tõrjuda. Jõukus ütleb, et mul on oma asjad. Edevus ütleb, et sa rikud mu pildi ära. Kurbus ütleb, mul pole praegu jaksu. Õnn isegi ei märka ja armastus jääbki ootama. Piibel ütleb meile 1. Johannese 4. peatükis 16. salmis, et Jumal on armastus. Mitte lihtsalt Jumal armastab, vaid Jumal ise on armastus. Seega võib öelda, et kõik kohad meie elus, kuhu me laseme armastuse sisse, on kohad, kuhu me laseme ka Jumala. Kui miski ajab armastuse välja, olgu see siis kiirus, uhkus või kibestumine või kurbus või edukultus või lihtsalt armastuse puudumine, siis ajab tegelikult see samal ajal välja ka Jumala kohalolu. Kui tihti oleme kas uhked, ajame taga jõukust või edukust, aga unustame Jumala maha. Me ei taha teda oma paati, sest et ta kas rikub meie maine, teiste arvamuse meist või lihtsalt tundub liiga veider. Miks on meil nii raske armastada? Miks meie suhted, meie perekonnad hävinevad? Inimesed on alati küsinud, et kuidas teada, kas minus üldse on seda armastust? Johannese kirjas on sellele lihtne vastus. Kui te armastate, siis teis on Jumal. Armastus hellitab. See tähendab hoolimist, pehmust, kannatlikkust. Kõike seda, mida me igatseme nii enda kui ka teiste juures. Ja armastus ei ole see, kes esimesena paati jookseb, kes tahab ennast päästa tormi käest, vaid pigem see, kes püüab veel midagi parandada, midagi hoida, kedagi aidata. Armastus ei jäta sind maha, kui tormipilved hakkavad taevasse kerkima. Ta on su kõrval. Armastus on Jumal. Nii nagu Priidu juba luges esimesest kirjast korintlastele, see armastuse ülemlaul räägib, et armastus on pika meelega. Ta hellitab, ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult.
ta ei otsi oma kasu. Ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Tihti on ju meie elu kõike seda vastupidist. Me läheme kergelt närvi, nii nagu ka Priidu tunnistas. Oleme kurjad, kadedad, ajame oma kasu taga, ärritume või tihti ka rõõmustume selle üle, kui kellelgi läheb halvasti. Ja just sellepärast see vahemaa armastuse ja meie argipäeva vahel kasvab. Nii et loo mõte aitab meid siinkohal, et vahel tuleb lihtsalt võtta aega. Armastus vajab aega, et kasvada. Aega, et terveneda. Aega, et märgata. Ja sageli avastame, et just see, mida me kõige vähem tähele panime, see armastus, mis jäi üksinda randa, oli tegelikult see kõige väärtuslikum. Advendi aeg on ootuse aeg. Me ootame jõule. Ja veel enam me ootame, et midagi meie sees saaks uuendatud. Et miski, mis oli kulunud, katkine või unustatud, hakkaks jälle elama. Armastus on see, mis Jumalal on meie jaoks esikohal. Jõulud on ju oma jõululoo keskmega laps, kes sünnib maailma selleks, et näidata, milline näeb välja Jumala armastus lihaks saanud kujul. Jumal ei tulnud jõukusena siia maailma ega edevusena, isegi mitte õnnena, kes kõnnib lihtsalt mööda. Ta tuli vaikse, alandlikkuse ja hellitava armastusena. Abituna, kelle nii mõnigi jättis ukse taha või kelle paati ta ei mahtunud. Nii võiksimegi meie ka advendi ajal küsida endalt, kus on minu armastus praegu? Kus see on minu elus? Kas ma olen jätnud tema randa ootama? Kui me armastust väldime või ta unustame, siis me jääme ilma millestki, mis on Jumala kõige sügavam kink meile. Aga kui me lubame tal tulla, siis saab teoks see sõna, mida Johannes kirjutas, armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Nii et selle advendi ajal ja jõuluajal me võiksimegi anda endale heas mõttes sellise lubaduse, et märgata rohkem, kuulata paremini, anda aega ja lasta armastusel juhtida rohkem kui hirmul, uhkusel, kiirusel ja kõigel muul, mis meie ümber on. Sest kui aeg ise arvab, et armastus on kõige olulisem, siis see tõesti nii on. Ja kui me lubame armastusel tulla, siis lubame tegelikult ka Jumalal endal tulla meie ellu. Nii et olgu see advendi aeg meile kasvamise ja avastamise aeg. Aeg, kus me pöörame oma pilgu ja südame Jumala poole ja ütleme, armastus, tule. Ma võtan su kaasa. Amen. Amen. Aitäh tahta selle armastuse sõnumi eest. Laulame nüüd laulu Jäägu Jumal rahus üle. Jäägu Jumala rahus üle, tema armastus rõõm täitku sind. Tema valgusest käin, kõigest loodada peab, tema arm jäägu hoidma sind teed. Tema arm jäägu hoidma sind teed. Jäägu Jumala rahu su üle,
tema armastus rõõm täitku sind. Tema valguses käib, kõigest loodada peab, tema arm jägu hoidma sind teeb. Tema arm jägu hoidma sind teeb. Nüüd saame lõpus paluda veel ühiselt meelse palve Jeesuse antud sõnadega. Jääme palvesse. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile arvuline. Tõsku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.